Hea koolipere, alustame G1 ja G2 õppeastmete õppeaasta lõpuaktusega. Traditsiooniliselt jõuavad siinkohal finaali ka Viru väega seotud õpiprojektid nagu Viru laul, Viru tants ja esmakordselt ka Viru film. Ja siinkohal ma palun teilt kõigilt suurt aplausi nende juhendajatele, Lilitile, Rasmusele, Teelele ja kõigi teie abilistele. Seetõttu on täna aktuse ülesehitus ka veidi teistmoodi. Täna anname ka kätte täna õhtul välja andmata jäänud tänukirjad ning õppeosakond tunnustab õppeaasta lõpu puhul ka kooli põhiväärtuste kandjaid. Kuna G2 vaatab täna olude sunnil aktust rõdul, siis palun, et kui kuuled tunnustamisel oma nime, jookse kiirelt siia. Pärast Viru tantsu vaatame G1 õpilaste tehtud filmi Bonsost. Selleks palun G1-del kas istuda saali toolidele, trepistikule või põrandale, kui te soovite. Aga jätame palun lippude tee vabaks. Aga nüüd veel eelviimast korda toovad lipud sisse Eva-Lotta ja Kristjan. Palun lippude sisse toomiseks püsti tõusta. Kutsun lavale koolijuhi Liisa Puussepa. Hea koolipere, on siiras rõõm ja hea meel teid väärkaid ja väärikaid täna siin tervitada. Ja ma kuidagi ei teagi, kuidas ma pean teie poole nüüd pöörduma. Kui tantsupeod on peetud ja sirerid peaaegu ära õitsenud, on ilmselgelt käes suvele vastu minemise aeg. Saab tähistada pojengide ja barbarikoogiga. Ja ei tasu lasta vihmal ennast morjendada. On taas aeg maha võtta ja rõõmustada. Ei läinudki see õppeaasta rappa, vaid veereski nagu Hermes. Ülemäära kiirestigi veeres.
Head noored! Rakvere linn tähistab sel aastal esmamainimisest 800. aastapäeva. 800 aastat tagasi elas Rakveres umbes 500 inimest. Just umbes nii palju, kui tänasel hetkel meil koolis tegutseb. Linnatäis. Linnarahvas mahuks siia aatriumisse kenasti ära. Nii nagu neil 500 inimesel 800 aastat tagasi oli võimalus panna alus ühele kogukonnale, nii on siin teilgi võimalusi. Võimalus panna alus oma järgmistele sammudele, luua midagi, lisada kooliellu sisu, panustada arengusse, anda midagi kogukonnale, kuid kõige tähtsam, olla ise iga päevaga aina arukam. Tuleb julgeda seada eesmärke. Ja kuigi Kesselaid on ka maru ilus koht, siis poolel teel ei ole mõtet maha minna, sest eesmärk saab olla palju suurem. Tasub ikka tegutseda selle nimel, et soetada täispilet. Võimalusi on. Jah, aeg-ajalt tuleb ette tõrkeid. Et kellegagi selles linnas läbisaamine ei ole selles kohas, et asi koheselt toimiks. Või eelteadmised mõnes valdkonnas pole sellisel tasemel, kus nad täna olla võiks. Või ahvatlused väljaspoolt nügivad sootuks eemal tegutsema. Või paraku juhtub ka seda, et päris keerukad olukorrad ühiskonnas võivad võtta fookuse siin majas toimuvalt. Aga kui 800 aastat tagasi oli arukust ja tarkust kogukonda hoida, kasutades ära võimalusi, mitte tõrkuda takistustest, siis on see kõik võimalik ka praegu. Tuleb nakatuda ühendumise pisikuga. Meie kooli kogukonda panustamise viise, võimalusi ja tulemusi oleme sel aastal rõõmu ja naudinguga kogenud. Ükskõik, kas me kõneleme väga konkreetselt õppetöö raames juhtunust või spontaanselt juhtunud olukordadest. Nii on korda saadetud väga väekad Viru väe projektid, läbi tehtud ja uhkusega esitletud uurimustöid ja lõimingutegevuste tulemusi, antud oma abikäsi ja panus kõikvõimalike sündmuste korralduste juures. Mõjus ja rahvusvahelised projektid on kõnetanud. On olnud suuremaid ja väiksemaid esinemisi, alates klassi eest kuni Riigikoguni välja ja riigi piiridestki väljaspool. On tehtud sporti ja näideldud lavadel. See kõik on ühe mõnusa väikelinna mitmekesisus ja kindlasti mitte lõplik loetelu. Ja selle kõige üle saab uhke olla ja tänulik olla. Aitüma selle väekuse eest. Täna me tähistame ja anname üle ka tunnuskirjad kooli põhiväärtuste kandja. Selline tunnuskiri antakse õpilasele, kes on üles näidanud suurt pühendumist õpingutele, demonstreerinud õpimotivatsiooni, algatanud ja osalenud aruteludes. On silma paistnud väärikana. Sa oled eeskujuks. Ja ilmselgelt on eeskujusid enam, kui täna siin nimetame. Seetõttu palve teile kõigile. Olla ise igapäevaselt märkaja ja tunnustaja. 6 aega tagasi tähistas oma 100. sünnipäeva David Attenborough. Inimene, kes õpetas ja teeb seda ka praegu, maailmal loodust märkama. Ikka ja jälle tuletab ta meelde,
et meie põlvkond ei päri maailma oma vanematelt, vaid laenab selle oma lastelt. Attenborough ei saanud tuntuks seepärast, et ta kõike teab. Me teame teda sellepärast, et ta ei lakanud küsimast. Ja kui kõige vägeva ja väärka kooliellu panustamise kõrval ei unusta meiegi küsimast, vastuseid otsida, siis kasvab meist igaüks järjepanu seesmiselt suuremaks. Et tulevikult laenatud maailm, meie oma kogukond hoitud oleks. Siit seepärast siiras soovitus olla ka suvel küsija ja vastuste otsija. Armsad õpetajad, noorte toetajad ja nügijad. Selles väikese linna suuruses kogukonnas olete pakkunud noortele võimalusi ennast ja maailma avastada. Olete olnud olemas. Ain Kaalep, Eesti luuletaja, kelle 100. sünni aastapäev sel hiliskevadel on kirjutanud. Sõber, kui ehitad maja, siis tee talle suured aknad. Et päikese selged kiired sisse neist paistma ei lakkaks. Armsad õpetajad, aitüma, et olete sellesse minilinna just sellised suurte akendega majad ehitanud, kus õhku ja palju valgust. Kallis koolipere, nüüd tasub pisut puhata. Võtta aega olla Ain Kaalepi moodi dialoogi loov ja soe ja David Attenborough'i moodi uudishimulik ja avastada kohti ja paiku. Ja nüüd tõesti tulla poolel teel ka maha. Kesselaid on väga vägev koht. Tänases maailma keerulisuses tuleb aga öelda, et olge kindlasti ka ettevaatlikud ja valvsad, infokriitilised ja digitargad. Kuid ennekõike ikka uudishimulikud küsijad, hoolimisest hoolivad ja tänulikud. Rõõmsat ja 100 suvesse ja Rakveres siis 800 suvesse. Aitäh! Aitäh! Ja enne kui alustame tunnustuste kätteandmisega, siis minu meelest see pilt, mis meie taga siin on, kui palju tekleid on G1-del peas, see vajab ka eraldi tunnustust, nii et suur aplaus G1-dele. Aga kutsun siia lavale ka Mihkel Kamburit. Rakvere Riigigümnaasiumi tänab Aleksander Metsmaaker. Vägev esindamise eest riiklikul ja rahvusvahelisel tasemel. Anette Liisa Pukman kooli eduka esindamise eest. Rita Preismann kooli eduka esindamise eest. Ert Arpo kooli eduka esindamise eest. Herman Irval kooli eduka esindamise eest. Jürgen Rebane kooli eduka esindamise eest. Markus Kraus kooli eduka esindamise eest.
Anneli Lonski kooli eduka esindamise eest. Rakvere Riigigümnaasiumi tunnustuskiri on antud Anni Alliste, kooli põhiväärtuste kandja. Lähme edasi. Anni Jõuga. G2, kui te tunnete, et sa olete tunnustuskiri ära teinud, siis tulge juba alla, mis äkki õnnestub. Esike Siim Helemeel Alvee, kooli põhiväärtuste kandja. Säde Lee Hitro, kooli põhiväärtuste kandja. Mirel Kari, kooli põhiväärtuste kandja. Robin Klimson, kooli põhiväärtuste kandja. Larissa Kolesnikov, kooli põhiväärtuste kandja. Rasmus Korjus, kooli põhiväärtuste kandja. Lillit Lilletai, kooli põhiväärtuste kandja. Cassandra Metsa, kooli põhiväärtuste kandja. Aleksander Metsmaker, kooli põhiväärtuste kandja. Ksenia Mõslivtšenko, kooli põhiväärtuste kandja. Märten Mäekivi, kooli põhiväärtuste kandja. Nii, Brit Müüsepp, kooli põhiväärtuste kandja. Gret Müüsepp, kooli põhiväärtuste kandja. Emily Lõuli, kooli põhiväärtuste kandja. Elis Part, kooli põhiväärtuste kandja. Keter Põldaru, kooli põhiväärtuste kandja. Kristelle Reendalu, kooli põhiväärtuste kandja.
Kreimets, kooli põhiväärtuste kandja. Andero Saksman, kooli põhiväärtuste kandja. Henri Samoder, kooli põhiväärtuste kandja. Eleri Sirol, kooli põhiväärtuste kandja. Markus Traus, kooli põhiväärtuste kandja. Anette Valter, kooli põhiväärtuste kandja. Berit Valter, kooli põhiväärtuste kandja. Grete Reski, kooli põhiväärtuste kandja. Teele Munder, kooli põhiväärtuste kandja. Revo Raal, tunnustuskiri Lääne-Viru omavalitsuste liidult. Tunnustuskiri Herman Irvalile Lääne-Viru omavalitsuste liidult. Nii. Ja Herman saabub. No. Nii, aga nüüd on siis kätte jõudnud see hetk, kus me saame näha G1 õpilaste loodud Viru laulu, Viru tantsu ja Viru filmi. Nii et palun poisid.
mina olen Andrus Albrecht. Mõned inimesed teavad mind ka Bonzo nime all. Ma ise tean ennast kord nii, kord naa, mõnikord Andrusena, mõnikord Bonzona. Aga see ei ole kõige tähtis on ikkagi inimene. Minu kodulinn on Rakvere. Ma olen siin sündinud ja kasvanud ja elan ja töötan siin linnas. Ja Virumaaga seob mind see, et see sama asi seobki, et ma olen siin sündinud ja kasvanud ja elan. Ma arvan, et ma ei ole ainukene laps, keda mõjutavad oma vanemad. Et sa saad lapsena oma vanematelt kõigepealt igasuguseid mõjutusi, mille järgi sa hiljem elama hakkad, kui sa võtad need mustrid omaks. Aga kooli ajal ma niimoodi ei oska öelda, paratamatult mõjutavad sinu õpetajad ja lähimad sõbrad, kes sul kooli ajal on pinginaabers. Mida teha, kui kaob kõik see, mis loodi? Päris muusika juurde jõudsime ikkagi natuke pooljuhuslikult. Olin maal Vanamäe juures Hulja Sofoosis, aasta oli 1988, ma olin 15-aastane ja ma nägin ühel päeval aknast, kuidas mõisa ette, mõis oli kohe Vanamäe maja kõrval ja mõisa ette tuli üks buss. Tollal olid ju mõisates igasugused konturid ja sööklad ja isegi elati seal ja siis tuli üks buss, millest tuli välja umbes 35-40 inimest ja seal oli ka paar sellist päris imposantset tüüpi, nimelt punkarit ja ma olin punkarit näinud ainult läbi teleka ja siis seal oli ka üks tuttav poiss, ma küsisin, et mis seltskond see on selline, siis ta ütles, et see on Hulja Sofoosi õpilasmalev. Ja siis, kuna sa olid nii ägedaid tüüpe, siis ma möllisin ennast ka sellesse malevasse. Nii et järgmine kuu aega oli selline elu muutev kogemus minu elus. Nimelt oli seal vaja hakata kohe bändi tegema. Punkaritel, kes olid siis Kohtla-Järvelt, oli kaasas ka elektrigitarr, mida ma olin samuti näinud ainult telekast ja see oli minu jaoks nii müstiline asi, et ma ei julgenud seda algatuseks üldse puutudagi ja siis vaikselt niimoodi hakkasin katsuma teda ja see mind võttis ja siis hakkasime seal loomulikult bändi tegema. Mind arvati millegi pärast trummariks, kuigi mul polnud absoluutselt õrna aimugi, kuidas see peaks käima, aga õhin ja tahe oli suur, siis me leidsime mingisuguseid plasmassist kanistreid ja ühesõnaga mingid asju, mis tegid häält ja trummipulkadeks olid sellised oksad, nii et kui müra sai tekitada küll. Ja punkmuusikas müra tegemine on täiesti okei. Ja kuna 88. aastal oli hästi populaarne ja kuum lugu oli Villu Tamme Tere perestroika, siis me loomulikult hakkasime kohe seda lugu harjutama usinasti. Rohkemaks me võimelised ei olnud ja kui kuu aja pärast malev läbi sai, siis oli lõpuõhtu, suur pidu, maleva bänd esines täispika kontsertiga selle ühe looga Tere perestroika. Kõik olid õnnelikud. Nimi Bonzo tuleb minu bändi kaaslase ja bändi sellise juhtfiguuri Elmar Satsi arvates. Mängisin ma trummi nagu Led Zeppelini trummar John Bonzo Bonham. Et minu hoiak, minu rüht, minu mängumaneer olid nagu, ta oli mul ka loomulikult üks lemmiktrummarid maailmas. Et ma olin nagu tema moodi mängimas ja siis ta ütleski, et sina oledki Bonzo. Vastu pakkuda on vaid oma laulud, mis loomata. Aga päriselt läheb ju korda tegelikult ju see koht, kus sa elad või mis sind ümbritseb. Ma olen ennast lasknud hilisemates viimastel aastatel ümbritseda ainult nendest inimestest, kes mulle nagu päriselt korda lähevad ja keda ma kuulan ja kellega mul on hea koos olla.
kas või seesama asi toob mulle naeratuse näole, kui ma näiteks mõtlen kontserdit tehes ja kui tullakse ja öeldakse sulle tunnustavaid ilusaid sõnu või tuleb selline positiivne tagasiside sinu kontserdi kohta, siis see loomulikult toob naeratuse näole. Üldiselt on laval olla päris tore. Minule meeldib laval olla rohkem, kui siia lavale kõndida kuskilt backstage'ist või kuskilt kõrvalt. Aga kui ma olen juba laval oma pillide keskel, siis ma nagu olen võimeline unustama kõik ümberringi ära. Ma olen omas sellises mullis ja üldiselt on see nagu hea. Pillid inspireerivad ju ka tegelikult päris palju. Kui muusik saab uue pilli, siis ta osaliselt igal võimalusel, kui on vähegi võimalik, siis ta teeb selle pilliga tutvust. Ja siis ühel heal päeval juhtus selline asi, et taaskord jälle seda mängides hakkas tekkima mingisugune meloodia ja mingite tuuride järgnevus ja isegi mingid sõnad hakkasid järsku tulema ja hopsti umbes 15 minutiga oligi uus lugu valmis. Minu kohviku juures meeldib mulle see, et ma saan seda kohvikut ise niimoodi kujundada, nagu ma tahan. Ma saan teha neid toite, mis mulle meeldib, meelepärane muusika, mida ma isegi hea meelega kuulan, igapäevased püsikliendid. Ja mulle meeldib see, et siin on võimalusi palju, siin teisel korrusel on kontserdisaal. Umbes 8 või 9 aastat tagasi tutvustas mulle minu sõber Jaan Pehk Korea signatuurrooga nimega kimchi. Seda tehes ma nagu ise mõtlesin paralleelselt, et nii äge oleks, kui selle kimchi tegemise kõrval oleks ka nagu selline väike koht, et kus sa saadki keerelda selle kimchi ümber, teha selle toorainega siis toitu ja tore oleks seda pakkuda inimestele. Ühesõnaga, ma olin selline unistus, et võiks olla ikka väike söögikoht. Ja siis ma võtsingi kokku ennast ja läksin naisele selle idee ära. Tema on tavaliselt minu selliste lennukate ideede suhtes natuke skeptiline, ta on rohkem kahe jalaga maa peal, aga selles mõttes ta võttis kinni ja see oli mulle tohutult üllatusega. Ja siis nii see sündiski, et me tulime siia ja hakkasime seda asja tegema. Ja nüüd on see kestnud 5 aastat. No, ma elus on olnud kergemaid ja raskemaid momente. Ma arvan, et ma olen suhteliselt õnnelik inimene, et ma ei ole pidanud üle elama mingisuguseid tohutuid traumasid või draamasid. Välja arvatud, kui rääkida loost, kui ma oma isa kaotasin. Ja see juhtus kuidagi nii järsku. See juba ehmatas ja šokeeris mind. Ma olin tööl parasjagu laeva peal. Hommikul ärkasin üles ja sain selle kõne, et isa on surnud. Minu jaoks oli see kuidagi nii šokeeriv või veider nagu selline. Mõttes, et sa mõtled, et inimene on ju kogu aeg su kõrval olnud, kõik on nagu ta korras ja siis ühel hetkel lihtsalt ta jala pealt sureb ära. Nii et see on võib-olla olnud minu elu selline kõige raskem moment üle elada. Seetõttu ka, et ma ei saanud midagi teha, ma ei saanud kohe tulla ema juurde, sest ma olin Rootsis. Ja siis sa oled terve see 24 tundi kuskil laevas kinni ja sa ei saa midagi teha ja see on keeruline. Jällegi mõnikord ma mõtlen, mis mind edasi viib. Mis aus vastus oleks see, et ma ise viingi ennast edasi. Et ma olen iseenda impulss. Mina näiteks, ma mitte kunagi ei soovi lõpetades kohtumist teise inimesega, ma mitte kunagi ei soovi talle edu sulle, mingit sellist sõna. Sest mis asi see edu nagu on üldse? Või miks sa pead üldse inimesele edu soovima? Soovi talle kõike head. Ma ei oska öelda, see edu on kuidagi nii imelik sõna, et mina, okei. Kellele meist edu ei meeldiks, on ju. See on täiesti inimlik, on ju, aga
ma ei tee asju mingisuguse edu pärast, sest ma ei oska sellele sõnale tähendust anda. Ma ei tea, mis asi see edu on. Oluline on viibida hetkes ja teha asju, mis sulle päriselt meeldivad. Seda bonsaid me oleme nüüd 5 aastat teinud juba. On olnud nii, et ma olen endale tekitanud töökoha, kus ma pean olema hommikul kell 9 kohal, see tähendab seda, et ma ärkan 6, pool 7 ja siis tulla tööle ja ma ütlen ausalt, ma ei ole sellega veel harjunud. Sest see on minu jaoks ikka veel selline võõras teema. Aga ma arvan, et kui mõelda järgneva 5 aasta peale, siis ma millegipärast usun, et kui nüüd midagi sellist drastilist ei juhtu, siis ma tõenäoliselt hea meelega teeksin siin süüa edasi ja teeks inimestele rõõmu. Et ma kindlasti ei taha olla selline restorani omanik. Mulle ei meeldi teha seda asja niimoodi, et ma käin õhtuti kassat lugemas. Mulle meeldib seda asja teha niimoodi, et ma olen 100% kohal, nagu muusika tegemisega, nagu lavalgi olles, sa oled kohal hetkes ja kohal ja teed asju. Ma olen mõelnud seda niimoodi, et kui ma enam ei saa mingil põhjusel allköögis olla, siis ma tõenäoliselt lõpetan selle ära. Selle Bonzo nimega tegelikult ei ole midagi väga keerulist. Oli põhiline see, et ma tundsin seda, et ma tahaks esineda oma päris nime all. See vana tubaka ja viski järgi lehkav Bonzo rämedat häält tehes laval, et ma enam ei olnud ma ei tundnud ennast nagu selles kehas. Bonzo oli nagu mask millegi taha nagu peitumiseks. Ja ühel hetkel mulle tundus, et aitab küll, et ma ema-isa panid mulle nimeks ju Andrus on, et ma esineks selle oma päris nime all, et olekski nagu korras. Tõmbasin selle Bonzo nime maha jätmisega sellise vahu üles. Siiamaani inimesed muutuvad kohmetuks minuga vesteldes, et nad ei tea, kuidas nad võivad mind kutsuda. Et kas Bonzo või Andrus on. Ma ei aimanud, et see asi nagu, et inimesed võtavad need seda hinge nagu. Ja siis nii ongi, et ma olen ka öelnud, et kutsuge nii nagu tahate. Mul ei ole selles mõttes nagu ma reageerin hästi mõlemale nimele. Mida inimesed minust mäletaksid, ei ole minu jaoks üldsegi oluline ega tähtis. Mul ei ole mingeid eelistusi. Mäletavad, mida nad mäletavad. Ja nii ongi. Mis on minu jaoks Viru vägi, on minu jaoks väga segane kontseptsioon. Ma ei saa aru sellest täpselt, mis asi see Viru vägi on. Kui ma lähen siit Ida-Virumaale, külastan sealseid paiku, siis ma nagu tunnen justkui mingit väge või mingit veidrat erilist vaibi. Minu jaoks Viru vägi on selline imelik asi, millest ma ei saa aru täpselt. Minu sõnumid Eestile ja maailmale on loomingu, mida ma teen. Ja lõpuks võiks olla ikkagi see, et jäägem inimesteks. Ma ei tea, ma arvan, et siin on materjali. Aitäh! Ei täitu jäägu Murakami, Bob ja Vein. Sul vahtra õisi korjan aiateelt ja tänan sind. See oli nüüd see lugu, mis tuli selle pilliga seoses, see millest ma rääkisin. Laula oopera oli aitäh teie juhendajatele, Jaanusele, Maarikale, Elole, Triinule. Selline sai sel aastal veel, neid praktikume on veel, mis Viruväe raames toimusid, aga need 3 said siis täna oma finaali siin. Aitäh kõigile, kes osalesid selles. Ja hakkame aktust lõpetama, nii et palun meie lippurid Kristjan ja Eva võtta lippude juurde ja palun lippude väljaviimiseks püsti tõusta.